hommik algas rekkega, et mis mulje jäi ja kuidas rajakirja saite? Ei, et hommik algas rekkega ja saime legendi päris ilusti kirja. Et suutsime usaldada legendi ja no mõni koht oli natukene keeruline, aga saime ilusti kõik kirja. No noorte võidusõit oli äärmiselt põnev lõpuni välja, et räägi enda vaates lahti, kuidas see läks? Ja, et päev oli kindlasti keeruline, et esimesel katsel kuidagi ei saanud, et sõidutunnet ei olnud, aga siis juba teistel läbimistel juba oli kõik väga okei ja noorte konkurents on ikkagist väga tihe. Ma arvan, et ralli läks hästi, kuna lõpetasin teise kohana ja ühtegi viga ei tulnud suurt eriti ja ise olen rahul. Aga oli nagu mingid kohti, millega sa nagu rahule ka ei jäänud, kus oleks saanud nagu natuke näpistada? Ma arvan, et pidurdusmaad võib-olla natukene väiksemaks, aga muidu rohkem ei oska öelda. Pidurdusmaid oli raske pihta saada, kuna need sirged olid väga pikad, kiirus suur või oli seal see lahtine pinnas või mis seal mängis välja? Kindlasti pinnas, kuna alguses arvasin, et nagu joon sõidetakse sisse, aga ikkagi oli suht palju lahtis peal ja see gripp oli suht erinev igal pool. Selline intensiivne rallipäev, hommik algas rekkega, et mis mulje rajast jäi ja kuidas nüüd tagantjärgi hindad, kuidas te selle kirja saite? Väga erinevad olud olid radadel, et oli kiiret osa ja oli tehnilist. Et kõik oli sees asfaldit ja õnnestus kõik õieti hinnata ja õieti kirja saada? Enam-vähem parandusi oli ainult üks vist, rohkem polegi. No, sõit oli lõpuni välja väga põnev, et räägi natuke enda vaates lahti, kuidas see ralli läks? No esimene ring läks hästi. Ei saanud väga pidurdusmaadele pihta ja teine ring läks sellepärast ka kehvemini, et ei osanud pidama saada autot. Kogu aeg tempo ainult tõusis ja ei suutnud enam seisma jääda. Sprintralli, et mis plaaniga starti tulid? Plaan oli Soomeks valmistuda, et ideaalne võimalus, kus teha trenni ja proovida auto seadistust ja tegelikult on ju päris rallikatsed ja siin üks katse oli isegi Saaremaa rallilt, et väga okei ja lahe üritus. Mismoodi sul see lähenemine oli, et sa panid kohe täistempo peale või? Ei, me ikka täitsa testisime, et otsast algust lõpuni, et ka lõpus, et ei hakanud siin mingit hullu pingutama ja lõhkuma autot, et pärast on probleeme rohkem ja siin Soome on täitsa lähedal. Mis sa sellisest sprintralli formaadist nagu üldse arvad? Ma arvan seda, et see oli täpselt Eestis puudu. Et see on nagu hea hüppelaud nii noortele kui ka suure rallisõitjad, et saavad tulla testima ja miks mitte ka ainult seda sarja sõita. Et tegelikult on ju väga kompaktne ja mõnus päev, et täna tegime legendi ja täna sõitsime ka ralli, et väga mõnus. Täna toimunud sprintralli tegelikult hakkas meil sündima juba eelmise aasta keskelt. Sügisest aina üritasime seda hakata organiseerima, tahtsime kokku leppida Autospordi Liiduga juba, et nagu reegleid paika panna. Me saime need lõpuks kõik kokku. Sügisel novembris saime juba kokku siin kohalike maaomanikega, kellest rääkida teedest, sellest samast superküla keskusest, kus meil Metskülas siin täna võistluskeskus koos servicepargiga on. Mõte oli teha selline hästi mõnus, kompaktne ja kiire võistlus, et see mahuks ühe päeva sisse. No, dokumentide kontrolliga sai küll ka homme päev varem tegeleda, aga vähemalt ta mahtus kõik ühe päeva sisse ära see võistlus. Ei mitte mingit pikka venitamist. Et kui ma täna nüüd siit natuke olen ringi vaadanud, siis õnneks kuulen ka sportlaste käest ikkagi positiivseid sõnu. Võib-olla on ka kedagi metsas ka, kellele ei meeldinud, aga hetkeseisuga tundub, et võime rahule jääda tehtuga.